Reet, kuidas hiidlaste koostöökogu aitab kaasa kohaliku toidu arengule? No me aitame sellele nagu päris tõsiselt kohe kaasa ja oleme teinud kogu see aeg, kui nüüd aastast 2009 on koostöökogu rakendanud siis liidermeedet ja ka teisi projekte. Hea toit, lähitoit, kohapeal toodetud toit on see, mis on inimese tervisele kõige parem. Ja me oleme väga uhked oma mahetalude peale, mahetootjate peale ja meil on siin neid õite mitu niimoodi, et elagu Hiiumaa ja vaata, mis tassid need on. See on kohvikute päeva tass, millest hakkasidki need Eestimaa suured rahvarohked peaaegu juba aasta läbi kestvad kohvikud pihta, sest et hiidlased said aru, et lõpuks ometi, kui sa kutsud omale inimesi külla, siis see söök on täiesti söögikõlbulik, et ka ametnikud on sellest aru saanud ja nüüd on see kõik lubatud. Nii et me oleme nagu väga uhked ka selle üle. Aga hooaeg tegelikult ei ole lõppenud, vaid vastupidi hakkab tulema uus sügishooaeg, kus meie põldudelt tulevad värsked põllusaadused ja metsad on täis seeni ja marju ja meie restoranid on lahti, nii et me teeme siin ühe sellise vananaiste suvefestivali, kus me räägime Hiiumaa loodusest, Hiiumaa toidust, Hiiumaa kunstist ja paneme selle kõik kokku ja kutsume inimesi siia külla, et tulge vaadake, et see, et august ära lõpeb näiteks, et see ei ole mingi näitaja, tuleb pikk september ja pool oktoobrit ka veel, kui on Hiiumaal hästi-hästi mõjus ja vesi on soe siis veel. Nii et kes aga tahab tulla Hiiumaale puhkusele või näiteks ka oma kaugtööd tegema, siis see on suurepärane võimalus seda teha siin Hiiumaal, kui on vaikne, mõnus, hea olla.